Igal heal päeval on oma hind. Eile mul oli hästi, mitte maailma parim, aga ikkagi oli väga tore päev ja tundsin ennast emotsionaalselt hästi ja olin isegi toimekas, kuigi mu aju vedas mind küll igale poole mujale või sinna, kuhu ma pidin minema. Aga ma ei ole enda peale sellepärast pahane, sest et need asjad olid ka vajalikud ära teha. Aga täna on selline tunne, nagu oleks jälle rongi alla jäänud ja ma tulin jõe äärde, sest jõe veevoolu vaatamises on midagi väga lohutavat. See just nagu viiks ära kõik sinu, ma ei tea, halvad mõtted või muremõtted või väsimuse või. Ja teine asi, mida ma olen otsustanud teha või vähemalt proovin, nii palju kui see aju dopamiini jahuramine lubab, et ma käin jalutamas, sest see on üks parimaid viise, kuidas iseennast aidata ja seda dopamiini taset oma ajus tõsta. Vahet ei ole, kas põhjuseks on siis ATH või depressioon või bipolaarne meeleoluhäire, isegi ärevusele aitab. Et igal juhul soovitan, et kui sul on nagu kehv päev ja sa mitte midagi muud ei suuda, siis aja ennast voodist välja ja proovi minna jalutama, kui vähegi jaksu on. Muidugi selles mõttes see ongi see, et päevad on hästi erinevad ja me ei saa nagu mõelda, kuigi neuroerinevad tahavad mõelda, et oi, et see päev, et täna on hea, siis jääbki niimoodi. Ei jää niimoodi. Me teame, et me ei tea kunagi, millisena me järgmisel päeval ärkame. Ja seda eriti siis, kui sul on õnnestunud ennast läbi põletada ja sa oled jõudnud sügavasse depressiooni veel kõigele lisaks. Ja siin ma ka maadlen nii ühe kui teisega ja mulle nii kohutavalt meeldiks, kui kõik päevad oleks head päevad, aga mulle tundub, et neuroerineva maailmas see on nagu selline hästi ilus muinasjutt, mida uskuda ja mida loota ja mis aitab meil siis edasi minna, et äkki ühel päeval nii ongi. Tegelikult sõltub kõik toimetulekuoskustest ja sellest, et kuivõrd me õpime arvestama sellega, et meil on Ferrari aju, aga jalgratta pidurid.